kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Nõiajaht valele infole on nagu tõusnud uuele tasemele, ehk siis meil tuleb tsensuuri seadus, mis rakendub siis selle aasta sügisel. Mina ütleks, et tegelikult me oleme vandenõu eksperdid, et kui me oleme nendesse teemadesse ikkagi nagu piisavalt süvenenud, mida massimeedia ilmselgelt ei ole, siis nad võivad meile igasuguseid asju öelda. YouTube'i 2 klooni lähevad, räägivad kuskil saates, millel on poole vähem vaatajaid kui Peeter Proosi Vanglaplaneedil on. Räägivad, naeru vääristavad meid, siis sorry, aga naerualused olete selles mõttes teie, et eliit saab väga hästi aru, millest me räägime. Oli see, et kui see postitus tehti kohaliku gruppi, siis veebikonstaabel oli kohe kohal. Midagi pole juhtunud. Ja siis, kui keegi midagi sellega seoses ütles seal, siis ütles, et menetlejalt peab küsima. Ja mina mõtlen, et kui midagi pole juhtunud, siis kes see mida menetleb? Kui me mõtleme, mismoodi kommunismi ajal oli, siis oli oht, et võiks kuskile minema saata, aga ikkagi info liikus ja olid isegi veel teadlikumad, et mismoodi süsteemi rõhumine käib. Võib-olla ongi see mõistlik, et me ei pööraks nagu nendele tähelepanu, kes meie infot pidevalt ümber lükkavad. Ja ühel hetkel juhtub nendega täpselt seesama, mida nad teevad teiste inimestega. Kui sa küsid ta käest konkreetseid asju, mis tuleneb ja tugineb ja lähtub faktidest, ja siis ta ütleb, et ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda, no siis tuleks öelda, küsida kohe vastu. Samamoodi. Tartu Ülikooli õppejõud, ajakirjanduse õppejõud, kes on praegu tegev ka ajakirjanduses, ja küsisin, et aga ta võitleb libauudistega. Ma ütlesin, aga kuidas tuleb suhtuda meie igasuguste nende julgeoleku ekspertideks peetavate inimeste artiklitele. Selle peale mulle öeldi niimoodi, aga neil on oma allikad. Huvitav, mis allikad need sellised? Sellest keegi ei räägi. Ja ka peavoolumeedia mitte kordagi pole küsinud, miks Donald Trump praktiliselt kõige esimesena valis just Eestile uue suursaadiku. Kui 2016 meil praktiliselt ei olnudki suursaadikut ja ei olnud mitu aastat suursaadikut. Miks ta saadab oma sõbra Eestisse? Et lootust ei ole vaja nagu kaotada ja mäng läheb edasi, võitlus läheb edasi. Just täpselt, Elvis, võitlus läheb edasi.